Marge, kuule, ma vaatasin eile Kevade filmi ja ma jäin mõtlema. See on täpselt nagu teie praktikareis Tallinkis, on ju? Kuule, mulle tundub täpselt samamoodi. Juba laulavad. Lähme sisse. Lähme tuppa. Heas mõttes üllatas ikkagi see inimeste headus või see valmisolek meid vastu võtta, et kõik uksed on lahti, tule ja küsi, ole ise julge, et see on olnud väga mõnus soe vastuvõtt. Minu jaoks oli see sisseelamine Tallinkis väga suurepärane ja väga lihtne, sellepärast et kõik oli ette valmistatud. Inimesed teadsid, et ma olen tulemas, justkui nagu kaasasite mind nagu vana tuttavad. Mina ei saa nii olla, et välja ei tee. Süda valutab ja justkui kadunud oleks midagi. No nende väärtustega on ju see tore asi, et ma ei tulnud ju tegelikult Tallinkisse otsima nii-öelda seda väärtuspõhist juhtimist. Kohe tuleb meelde nagu see lause, et kui meil midagi on halvasti, siis me läheneme sellele läbi väärtuste, et järelikult need põhiväärtused peavad nii paigas olema ja kõigi omad, et me saame mis iganes organisatsioonis toimuvale asjale minna nagu selle väärtuste külje alt ligi. Sa katsu ise nende sõnade peale mõelda, mis sa ütled. Ma ei saanud alguses ju üldse nendel koosolekutel aru, kui räägiti paksidest, eks, mis see on. Ja siis korraga oli üks väike vestlus ja kõik selgitati lahti, et kuidas neid tabeleid loetakse ja kuidas need prognoosid kujunevad ja miks neid mõõdikuid on vaja ja mis aja jooksul neid tehakse. Hurraa! Edasi, Kentuki poisid. Minu jaoks oli see selline initsiatiivi haaramine mõnus, mulle meeldis see. Olen selline tüüp, et ma ei oska käed rüppes istuda. Huvitav oli ennast proovile panna nagu ühe tavalise väikese lühikese seminari korraldamisega, kui sa mitte midagi ei tea. Kõik need olid sellised vahvad väikesed väljakutsed, väikesed ülesanded, aga see tundub sulle endale võib-olla isegi natuke suurem kui sellele inimesele, kes töötab selles asutuses sees, kui sa ei tea süsteemi. Ükskõik kui vana sa oled, aga kõik inimesed tahavad natuke mängida ehk läbi loovuse me saavutame päris palju. Et kui me püüame oma tegevusi ka täiskasvanutega teha natuke loovamalt, siis võib-olla on lõbusam, võib-olla me saame siis kiiremini ka tulemuse kätte. Arva nii, et ma su hea sõber olen, kellele kõik südamelt ära võid rääkida. Ilmselt see juhi pool võib-olla ongi see enda rolli teadvustamine, et see eeskujuks olemine. Mul tuleb selline stiilipäevade näide, et me ikka vahest teeme nagu laste jaoks. Ja kui meil algasid need stiilipäevad, siis ma olin raudselt iga kord olin riietuses, ma tegin kaasa, mul oli jalgratas olnud kabinetis. Ja siis ühel hetkel see saab nii tavaliseks ja ma ei viitsi või ma ei tee või see. Et see taipamine jälle, et sina pead olema igal pool juhina olemas ja seda rõõmu looma enda ja teiste jaoks. Et mida sa ise teed ja kuidas sa ise oma tegevust näitad, siis tegelikult sarnaselt teeb sinu meeskond ka. Aga jälle see teadmine, kui oluline on minul juhina koolis anda inimestele sellist tagasisidet, et nemad läheks lendama. Kas ta hanesulg piima sisse? Kirjuta paar sõna valgele paberile. Lase kuuma triikrauaga üle. Küll sa siis näed. Mul ikkagi tulevad need Tootsi riukad kuidagi ka meelde ja teie selline riukalikkus. Abivalmid inimesed, naeratavad inimesed, lahked inimesed. Heatahtlikkus, uudishimu. No mis siis ikka? Nägemiseni. Ikka pea püsti, julgelt ja rõõmsalt edasi. Sina pead olema esimesena Einataarel ja viimasena õhtul kotil. Et täpselt ongi nagu see, et kas me tahame või ei taha, aga juhtidele need ootused natukene kõrgemad on ja kui ma olen vabatahtlikult selle ameti valinud, siis olengi esimene ja olengi viimane. See äraolemine, see andis jälle selle poweri, et ma tahangi teha seda. Siit on mida kaasa võtta ja mida parandada. Mul üks tütar kuskil poole peal ütles, et emme, sa oled sellise enesekindluse boost'i saanud ja kust nad nagu koduses elus seda nägid, et mida ma siis kodus teistmoodi tegin, ma ei oska seda öelda. Ma olen täiesti kindel, et Ilmatsoo kool on hea kool, me teeme väga palju asju õigesti, me kõik oleme oma väljaütlemistega ja väljaütlemata jätmistega oma koolisaadikud.